Eesti vabaks! Eesti vabaks! Eesti vabaks! Eesti vabaks! 30 aastat tagasi Eestis juhtus ime. Mulle tundub, et see oli ülioluline, et ka sellel ajaloo etapil olid naised kaasatud. Nende panus oli olulisel hetkel panna oma ego kõrvale ja olla valmis koostööks. Millest vaba? Kellest vaba? Gluteeni vaba, laktoosi vaba, rasva vaba, suhkru vaba, kõige vaba! Mis muidugi eristas tänast päeva ja ütleme siis 80ndate lõppu on see, et päriselt oli selline eesmärk, mille nimel kõik liikusid. Me kõik tahtsime saada vabaks. Kus tegelikult probleemid algasid oli see, et ega me täpselt ei rääkinud lõpuni, mida me selle vabaduse all silmas peame. Ja nüüd me oleme täna selles olukorras, kus meil on see põhiline eesmärk käes. Ja nüüd on hästi palju erinevaid killustatud eesmärke. Kuidas selles valikute paljususes ja selles infovirvarris leida üles need päriselt olulised eesmärgid? Me ei ole kunagi varem nii hästi elanud kui praegu. Ja mulle tundub, et üks asi küll, mida siit õppida, mida ütles ka üks meie intervjueeritav, et kes ütles, et elu peab lihtne olema. Elu peab olema huvitav.